45-aastane Peter Magyar on Budapestist pärit jurist, kes kasvas üles perekonnas, millel olid sidemed nii Ungari poliitika kui ka kohtutega. Veel paar aastat tagasi töötas ta Viktor Orbáni võimupartei Fidesziga seotud ametikohtadel ning tema nimi oli laiemale üldsusele täiesti tundmatu. Kui ta 2024. aastal end võimuerakonnast lahku lõi, süüdistades Orbánit ja tema lähikondlasi sügavas korruptsioonis, sai hoo sisse liikumine, mida ei suutnud keegi peatada. Ka mitte 16 aastat võimul olnud Viktor Orbán. Nüüd on Magyari kätte koondunud suur võim. Valimistel saadud mandaat võimaldab tal muu hulgas muuta Ungari põhiseadust. Muidugi see kõlab natuke kahtlaselt, et Magyar ise oli ka kunagi Fideszi sees, aga miks ta sealt välja astus, oligi see, et see, mida tema nägi seal, selle moraalse kompassi allakäik, selle patriotismi vähenemine oli lihtsalt see asi, mida ta ei suutnud vaadata. Ja muidugi keegi ei saa midagi ennustada, mida võim teeb inimesega, aga Magyar on riigimeheks kasvanud meie silmade ees ja tema teod näitavad seda, et ta tahab täpselt seda vältida, mida Orbán hetkel teeb. Magyar on vaieldamatult karismaatiline liider, kes oma valimiskampaania ajal võttis aega, et päriselt inimestega suhelda, silmast silma. Tema poliitilised vaated sobisid konservatiivsemale Ungari valijale, olles samas vastuvõetavad ka liberaalsemale Euroopa Liidule. Seda hetkeni, kuni jutt läheb energiajulgeolekule. Magyar kordas eilsel pressikonverentsil taas, et Ungari ei loobu Vene naftast ja gaasist. Földrajzot nem tudjuk felülírni. Oroszország itt marad, Magyarország itt marad. Mindent el fogunk követni a diversifikációt, de ez nem azt jelenti, hogy mi le fogunk válni mindig a lehető legolcsóbban. Kui mitmel pool Euroopas nähakse selles justkui Vene sõjamasina kaudset toetamist, siis ungarlased mõistavad Magyari. Ma arvan, et nende meelest see tundub mõistlik, Magyari seisukoht. Et nad teavad, et ta on pärinud Orbánilt väga Venemaalt sõltuvat majandust. Ja ungarlaste peamine mure on see, et nafta ja gaasi oleks. Ja Magyari peamine vastutus on seda tagada. Nii et Magyar on korduvalt rõhutanud, et ta tahab vähendada sõltuvust ja ta tahab, et meie suhted Venemaaga oleks vähem olulised, aga me kõik teame, tema ka ei ole velur ja kõike ei saa korraga. Ha Vladimir Putyin föl fogom venni a telefon, nem hiszem, hogy erre sor fog kerülni, én magam nem fogom felhívni, de ha mégis beszélnénk, akkor úgy azt tudnám neki elmondani, hogy legyen szíves most már 4 év után befejezni az öldöklést és lezárni azt a háborút. Magyar on selgeks teinud, et Ungari koht on Euroopas ja tema vaatenurk Ukraina suhtes on Euroopa vaatenurk ja ta on valmis sellele vastavalt tegutseda. Ja ma arvan, et see on, muidugi on ungarlasi, kes endiselt arvavad, et Ukraina on meie vaenlane, aga enamus ungarlasest on hästi kergendunud. Nad on väga kõrini selle häbenemisest, mida nad võivad tunda teiste eurooplaste vastu. Ungarlased ise soovivad aga kõige rohkem seda, et korruptsioon riigis välja juuritakse. Ungari on tegelikult täis ametnikuid iga kohal, politseijaoskonnas, teaduses, kohtudes, kes on väga valmis lõpuks korruptsiooni vabalt tegutseda. Et see on üks kõige populaarsemaid ja kõige oodatumaid asju, mida Magyar lubanud on.